komando pealik Margus Kaasik, meenutage mõne sõnaga ühenduse sünnilugu. See sünnilugu hakkaski sellest peale, kui tuli Päästeametilt see teade, et kutseline komando siin suletakse, siis tekkis ikkagi selline tahtmine ja tunne, et seda kodukanti ilma kaitseta jätta ei tohi. Tekkis selline aktiivgrupp, kellega siis hakkasime mõtlema, kuidas seda vabatahtlikkust siin arendada. Olime 3-4 mehega siin koos algul, pidasime väikse plaani ja siis 9. mail sai siis asutamiskoosolek korraldatud, kuhu tuli kokku 29 inimest. Kui suur on teie komando koosseis? Ma tean, et lisaks meestel on ka vist naisi või naised on nagu toetajaliikmed. Jah, on naisi ka ja on 4 naist meil nimekirjas. Ja kokku on 36 liiget hetkel. Et siin selliseid liikmeid, kes nagu aktiivselt ka päästetöödel käivad, neid on circa 20 ringis. Milline on päästetehnika, kui palju on päästeautosid? Hetkel on meil 2 autot. On põhiauto ja on paakauto. Et kui on lähemal tulekahju meil, siis kindlasti kohe reageerime paakautoga ja üldjuhul ka teise autoga. Oma lähiümbrusse on 2 masinat ikkagi välja sõitmas. Ja küllap olete valves 24 tundi ööpäevas. Kui kaugele aga üldse sündmuskohale sõidate? Väljasõit üldiselt on nagu vabatahtlikel reglementeeritud Päästeameti poolt ja selleks piiriks on circa 25 kilomeetrit sellise raadiusega. Muidugi on ka erandjuhtumeid, kus on tarvidus kaugemale sõita ja on ka käidud. Aga umbkaudu sellise raadiuse peale. Siin Tartu poole minnes ikkagi Tartumaa esimesed külad jäävad meile siis Jõgevalt läbi sealt ja selline piirkond meil on. Teid ennast on tunnustatud Jõgevamaa hõberistiga. Millist tagasisidet tunnevad Palamuse pritsumehed kogukonnalt? Eks see tunnustus, mis minule nüüd isiklikult tuli, et selle taga on tegelikult ikkagi terve see vabatahtlike seltskond, kes meil siin on. Et üksinda seda tööd ju kõik ei tee ja ma arvan, et see tunnustus on ka kõigile meie liikmetele ja kindlasti kogukonnale on see väga hea, kui pritsumehi ka märgatakse. Aga siin näeme nüüd ühte lippu, mille vanus on vist lausa 110 aastat. Et päevil ju 1907. Mis lipp see on? Jah, et see on üks meie oma valla tuletõrjeühingu lipp, et siit Palamuse kandi lippu ei ole kuskil nagu vist säilinud enam. Aga õnnekombel on jäänud Kaarepere vabatahtliku tuletõrjeühingu lipp, et see oli aastaid Jüri Alandi käes ja siis tema pärandas nagu meie seltsile selle lipu. 5 aasta jooksul, mis on möödunud Palamuse pritsumeeste asutamisest, on muutunud Palamuse pritsumehed tõeliseks kogukonna turvalisuse eest seisjateks. Kui 5 aastat tagasi tegelesid nad ainult sündmustele reageerimisega, siis nüüd on nad üha rohkem pööranud tähelepanu õnnetuste ärahoidmiseks. Nii tegelevad nad laste
koolitamisega, täiskasvanute koolitamisega, tegelevad kodukülastustega, nõustavad kodusid tuleohutuse alase töö parandamiseks. Nende isikkoosseis on suurenenud, täna on vabatahtliku komando nimekirjas 40 inimest, on liitunud ka komando koosseisu naised, kes annavad komando tööle palju juurde, eriti ennetusalaste tegevuste läbiviimisel. Komando reageerib sündmustele üle 100 korra aastas, mis on väga suur arv. Reageeritakse lähivaldadesse, mitte ainult Palamuse valda. Komando uuendab pidevalt oma tehnikat, varustust, mis ei jää palju alla riigi komandode varustusele ja tehnikale. Kui selliseid komandosid oleks Eestis rohkem, siis ka kindlasti oleks Eesti turvalisem paik elada. Kauaaegne Palamuse vallavanem Urmas Sastel. Te mäletate hästi aegu, kui Palamusel loodi vabatahtlik päästekomando. Mis andis energiat ja usku sellesse kaasa aidata ja panustada? No ma usun, et kõige rohkem usku ja tegutsemistahet andis see kohaliku rahva soov ikkagi. Kõik olid ju oma päästjatega hästi harjunud just nende väga kiire tegutsemisega, kohese väljasõiduga. Neid objekte oli ikka päris palju, mis päästeti täielikust hävingust. Ja kuna Palamusel oli neid riigi päästeameti pidajaid hästi palju, nende toetus oli tugev, siis ei olnudki väga keeruline see asi käima lükata valla poolt ja võib-olla natukene oli seal ka seda trotsi, et kui riik ei pane, ei taha, et ehk saame ise hakkama. Aga kuidas täpsemalt Palamuse vald toetanud on kohalikke päästjaid? No Palamuse valla ja päästeameti koostöö, ühistegevus on toimunud ikka pikki aastaid. Ma ei julge nüüd öelda, oli siis aasta 94 või 95 umbes, kui Jüri Alandiga selline kui tihedam läbikäimine algas, kui me leidsime ühiselt kolhoosist jäänud hoone, saime selle vallale ja siis kahe peale temaga nii sobilikku seisukorda saime, et seal komandot pidada kannatas. Teine asi, mis veel ilmselt oluliselt asja mõjutas, olid need valla sidemed Soomes ja Rootsis, nii et nendele toetudes kannatas tuua siia üksjagu tuletõrjetehnikat. Kogu Palamuse komando kasutas ju vallatee masinaid, vallatehnikat ja teda jätkus ka Jõgevale. Peale selle ma usun, et Jõgevamaal olime küll meie vist esimesed, kes hakkas korraldama neid päästjate õppusi Soomes, Rootsis. Ja me tegime teda Jüri Alandi Jõgeva meestega kõike nagu koos ja sealt see ühistegevus algas ja on minu arvates väga mõistlikult kestnud siiamaani. Ma olen kuulnud, et teie kui vallavanemana võtsite aega, kui sõitsite autoga Tabiverest Palamusele, et kui kiiresti tuletõrje kohale tuleb. Jah, ma tõesti
mõõtsin ära mõlemad, ma hästi ei uskunud neid väiteid, et me jääme 15 minuti kaugusele nii Jõgevalt kui Tabiverest. Ma selle sõidu ette võtsin oma autoga, kerg väike sõidukiga ja mina ei mahtunud 15 minuti sisse. Tunnistus. Eesti vabatahtliku pääste arendamisse panustatud pikaajalise tegevuse eest tunnustab Päästeliit teid. Peeter Kuuse hoolsusmärgi hõbemedaliga. Alla kirjutanud Rait Killandi, Päästeliidu nõukogu esimees. Tunnistus. Eesti vabatahtliku pääste arendamisse panustatud pikaajalise tegevuse eest tunnustab Päästeliit teid. Mihkel Likk hoolsusmärgi hõbemedaliga. Alla kirjutanud Rait Killandi, Päästeliidu nõukogu esimees. Aitäh Päästeliidu Lõuna esinduse liikmele Margus Möldrile. Ja nüüd ma palun lavale Palamuse pritsumeeste liikme Toomas Puussepa, et teha üks väikene liputseremoonia. Ja palume liputseremooniaks lavale Mihkel Likk, Peeter Kuuse, Madis Likk. Kuna lipu varre külge sai kinnitatud 4 aastat tagasi üks plaat nimedega, siis selle aja jooksul on olnud meil tublisid mehi ja nende väärtustamiseks saavad nemad ka oma nimed siia lipu varda külge lüüa. See näpu peale ei käe. Võt ära nüüd. Jaa! Tipsu võtsud kõige karjuma. Et sa peksa siis järgi. Ise enam. Üks hoiab, teine lööb, siis ei saa enda näpule pihta. Uuesti. Kõveti sai. Ja väikse aplausi tublidele meestele. Meeste koor, hoikem lipp kõrgel marssides, kõik kangelased koos, seal kus tuld suitsu koos, lekidesse matub nõus. Mitu head põlvesangareid on kustutamisos, karge meel õigel teel, näitan suunda kõigile. Tulgem nüüd kaasa, raskused saab heita kõrvale, kõik see mees võitluses, vaimus isamalises, hädast kätt haarab pritsumees ja aitab kaldale.
kõrgel marssides kõik kangelased koos, seal kus tuld suitsu koos leekidesse matub noos. mitu head põlvesangareid on kustutamisos, karge meel õigel teel, näitan suunda kõigile. tulgem nüüd kaasa, raskused saab heita õrvale, kõik see viis võitluses, vaimus isamaalises, hädast kätt haarab pritsumees ja aitab kaldale. Sest paraku ilma toetuseta meie ise hakkama ei saa, kuigi teisi me alati aitame. Et on väike tunnustuskirju, täname teid panuse eest Palamuse pritsumeeste tegevuses. Raivo Põldaru. Urmas Paju. Urmas Astel. On Urmas siin, ei ole? Ei ole näha. Aivar Sander. Aivarit ei ole ka näha. Indrek Õim. Meestel on kõigil vist tihedad tööpäevadel. Paunvere Agro osaühing. Kas on Paunvere Agrost keegi siin? Ei ole, põllumehed veel põllul. Atria Eesti aktsiaselts, Palamuse Sigala kompleks. Meie üks koostööpartner Jõgeva maavalitsus. Meie kõige suurem toetaja Palamuse vald. Naabervaldadest, kes meil veel toetanud, Torma vald. Kas on Torma vallast kedagi? Puhpill. Andke edasi ja. Või kui ei ole anda, võtke endale. Jõgeva vald.
Jõgeva vallast ei ole kedagi. Siis on hetkel minu poolt kõik ja head peotuju jätku. Head pritsumehed, külalised, vallarahvas. Palamuse vallas on palju asju, mille üle me saame olla väga uhked ja olemegi uhked. Mul on väga hea meel, et sellesse väärikasse uhkuste nimekirja on nüüd juba 5 aastat meil nii-öelda omad vabatahtlikud pritsumehed niisugust tugevat täiendust andnud. Ja seoses sellega Palamuse valla, tahan üle anda teile Palamuse valla juubelitunnistuse, mis on välja antud Palamuse pritsumeestele seoses 5. juubeliga. Margus. Jah, et ei oleks ainult paljas jutt, anname ka natukene krabisevat altkäemaksu, et teie vaprus ei vaibuks. Vallavanem andis siis tunnistuse ja andis natuke nutsu. Palamuse volikogu poolt anname siis sellise tööriista, et kui keegi oksa taha siis kinni jääb, Päästeamet kohale jõuab, siis oleks ka töövahend, millega teda siis vabastada. Ja väike mälestus teie komandole, üks jupp voolikut, mis on täidetud mingi vedelikuga. Aitäh! Austatud Palamuse pritsumehed, daamid ja härrad. 5 aastat tagasi kaikus üle Palamuse sireen. See sireen lõpetas ühe ajajärgu pääste valdkonnas, aga alustas kohe ka uut. Tublid Palamuse inimesed, kogukond otsustas, et Palamusele on vaja päästeüksust. Täna 5 aastat hiljem saame tõdeda, et on väga tõsine tegija ja suurepärane partner ka riigipäästesüsteemile. Ei ole harvad juhud, kus just Palamuse pritsumehed on sündmusel esimesed ja kui teised kohale jõuavad, siis ei ole neil enam midagi seal teha, kõik on juba tehtud. Palamuse pritsumehed ei ole ainult head päästjad, vaid on väga head ennetajad. Palamuse pritsumehed õpetavad lapsi ujuma, teevad veeohutust, nõustavad kodusid. Ma loodan, et jätkub seda tarmukust veel pikkadeks aastateks. Aga me kõik teame, et see tuleb millegi arvelt. See tuleb kodu arvelt. Sügav kummardus lähedaste pereliikmete ees, kes võimaldavad nendel vapratel meestel ja naistel seda tööd teha ligimese kaitseks ja Jumala auks. Mul on hea meel üle anda Lõuna päästekeskuse juhi tänukiri Palamuse pritsumeestele. Panuse eest Eesti piirkonna turvalisuse arengusse 5 tegevusaasta jooksul. Aitäh! Lugupeetud Palamuse pritsumehed, head peolised.
me kõik soovime elada turvalises elukeskkonnas. Eelkõige peame iseenda eest ise hoolt kandma. Aga kui selline tegelane nagu Punane Kukk meid külastab, siis on kindlasti vaja meil professionaalide abi. Ja Palamuse pritsumeeste peale võib alati loota, sest nemad jõuavad alati õigel ajal kohale ja õigel ajal väravast ka välja sõita. Suur aitäh teile tehtu eest ja mul on ka hea meel, et me siin 6 aega tagasi olime nii Jüri Alandi kui ka Margus Kaasikuga sõpruspiirkonnas Moldovas. Koos soomlastega viisime ka vabatahtlikkuse sinna riiki, et avasime esimese vabatahtlike päästekomandoga seal, soomlaste poolt kingitud auto ja meie meeste ka juhendamise all. Nii et mitte ainult Palamusel ei ole meil tublid mehed, vaid Palamuse tublid mehed oskavad õpetada ka meie sõpru. Veel kord aitäh teile ja Margus Kaasikule annan üle vabatahtlike pritsumeeste puhul aukirja 5-aastase tähtaja puhul ja siin ka mõned kingitused, mis teile ära kuluvad. Edu teile teie täna väga tänuväärses töös. Head pritsumehed, head külalised, mul on väga suur au siin seista teie ees ja loeks ette teile Jõgeva linna tänukirja. Tänan teid südamega tehtud vabatahtliku päästetöö eest piirkonna elanike heaks. Aga see ei ole veel kõik. Ka linnavalitsus on vastu võtnud ühe korralduse, kus siis on selgelt kirjas, et eraldada Jõgeva linna 2019. aasta eelarve reservfondist mittetulundusühingule Palamuse pritsumehed 500 eurot rahaliseks kingituseks 5. sünnipäeva puhul. Nii nagu kõik on siin toonitanud, siis vabatahtlik töö on see, mida peab au sees hoidma ja olgem kõik õnnelikud, et te olete olemas ja ka viimane olukord Jõgeva linnas tänu teile sai parema lahenduse. Aitäh teile kõigile! Tervist külalised, armsad ja kallid pritsimehed. Tahaks Voore tulelisest poolt üle anda teile väikse kingituse sihukeste sõnadega, et kui kustutada, siis oleks soovitatavalt janu ja kui keerata, siis mitte sõbrale, aga head keeramist sellegi poolest. Tere õhtust! Me tuleme palalt ja tahaks ka Margust ja tema komandot õnnitleda. On veel võimalus sõna võtta, kui on soovijaid. Aga sest ole midagi, eks ole neid häid sõnu kuuldud, on saadud juba kenasti kingitusi. Ja nüüd siis pritsumeeste poolt on teid ootamas toot, olge head, laske hea maitsta ja kuni kontserdi alguseni saame veel kuulata lõbusat puhkpillimuusikat.